No tšau kõigile üle pika aja. Loodan väga, et täna juhtub midagi sellist, et on põhjust see video üles panna YouTube'i. Täna on 14. mai. Olen nüüd märtsis ja aprillis ja mai alguses käinud kokku 5 korda oma lõikudel ja täielik vaikus. Märtsis 3 korda, mitte küll oma siin põhikohas, aga ülevalpool forelli lõikudel. Mitte midagi. Aprillis käisin juba siin vaatamas. Üllatusena oli see aasta vesi üsna kiiresti alla läinud, nii et see minu see põhipüügikoht siin, kus põhjakatega püüan ja seisan, oli juba kuiv ja sai ilusti püüda. Ja nüüd mai alguses, kui haugi keeld lõppes, siis käisin karjääris proovimas, aga sel 2 päeval oli nii kõva tuul, et ei saanudki püüda midagi. Ja muidugi ühtegi võttu ei olnud ka. Üha rohkem tekib tunne, et see kodujõgi on selline suvelõik, et kui tuleb siia mingil ajal ahven, et siis tulevad ka haugid. Aga no vaatame. Täna hommikul oli külm ja sadas vihma, ei saanudki kohe tulla, õnneks oli muid asju ajada. Aga nüüd peale lõunat läks taevas selgeks, päike särab, tuult ka ei ole ja parajalt soe. Mõtlesin, et tulen teen 2-3 tundi siin katsetust. Ja nagu ikka, põhjaõnged on sees. Loobin lõigu erinevate lantidega läbi ja vaatame, kas täna saab midagi linti või ei saa, mida ka teistele jagada. Muidu tuleb vist nii oodata, et alles juunis-juulis jälle käima hakata. Aga okei. Põhjakad on juba sees, üks klassikalise oksa küljes, teine spinningu küljes. Ja hakkan nüüd loopima. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii. Esimene võtt siis see aasta ja midagi on otsas, aga vist väike haug. Ilusa raksuka võttis isegi. Võib-olla isegi mõõdukas. Ei tea. Haug ta on, aga väike. No aga vähemalt kala on nähtud. Võttis siis silikoni. Rahu. Upsti. Nii, no see on alakas kindlasti kohe. Igaks juhuks võime ära mõõta, aga ei hakka isegi mõõtma. Läheb kohe tagasi ka, mis me tast kiusame. Nii, selline poiss siis. Teeme mittevaatajatele pildi ka ja nii. Oi. Juhei, käsi valge siis selleks aastaks vähemalt. Mine tagasi ja kasva suuremaks. Natukene toimub ja küll ta läheb. Okei, tore, käsi valge. Nii et täna saab midagi isegi teile näidata. Aga okei, püüan edasi ja äkki tuleb täna vanaisadal ka järgi. Noh, hea tõestus ikka, et haugil on head hambad. Silikonil läks saba nii kui niuhti. Nii et tuleb uus panna ja proovime edasi. Oranži mul nüüd enam pole vist, aga paneme mingi heledamat ja vaatame, kuidas see toimib. Okei, jätkame. Ja uus võtt jälle. See võib-olla on isegi suurem või? Ei ole sama suur, väiksem veel isegi. Väiksem jah. Oba, kui ilus küünal. Jaa. See on nüüd korralikult selle alla neelanud, äkki saab niisama kätte selle, et väga haiget ei saa.
nii, tule siia, laseme su lahti kohe, hopsti. oih, võta nüüd rahulikult. nii, sellel on nüüd lant nii sügavalt sees, et siin on näpitsaid vaja. Okei, ma panen praegu video kinni ja vaatame siis, kui lahti lasen. nii, üritame selle nüüd tagasi lasta, see sai küll üsna haiget. Konks oli nii paasti sees, et kas läheb nüüd minema või ei lähe? Läks. Vast ikka toibub. nii, 2 kala siis täna nähtud. paistab, et haug on siis ikka liikvel, aga mul on karvane tunne, et siin tuleb panna vist suurem lant külge. et isegi selline väike haug võtab ikka silikoni või selle väiksema landi nii sisse, et pärast võtta välja, kuidas tahad. aga okei, ma teen landi vahetuse vist ja siis proovime edasi. äkki näeme ka kolmandat. tegin ikka landi vahetuse, panin nüüd kohe sellise suurema ahvenat meenutava landi. vaatame, kas sellega näitab ennast või mitte. tundub, et praegu haug passib seal varjulises kohas. päike hakkab keerama, nii et päikese käes teda ei ole ja lant iseenesest mängib hästi, see on mingi suvaline hiinakas. väga sügavale ka ei lähe. vaatame, kas meelitab sellega mõne suurema haugi välja äkki. aga põhjakatest rääkides, siis nendega on vaikus. tundub, et sellist kala, mis ussi sööb, siin praegu ei ole ikka. aga noh, hea teada, et haugiga on ikkagi, et järelkasvu on. loodetavasti on kõik kalamehed ka korralikud ja lasevad selle väikese haugi tagasi. ah jaa, ma siin panin küll mõned, mis ta oli siis märtsis kuskil ühe pildi ja kui käisin, oli kalda ääres oli ilus suur surnud haug. kusjuures veel mitte väga vanagi tundus olema, et pahaks vist ei olnud läinud, aga minu nii-öelda esimesel või siis teisel forellilõigul. aga mis põhjusel ta seal surnud oli, ei võta kinni. kas mõne kalamehe käest plagama saanud ja haiget saanud ja surnud või loodetavasti ei ole jões kuskil reostust. aga hetkel jah, põhjakatega on vaikus. aga noh, eks ma loobin oma lanti edasi. ma sealpool veel ei ole käinudki ega teisel pool, et alati loobin selle lõigu kõigepealt läbi. aga okei, praegu pikalt ei lobise. vaatan, see lanti just kõige parem ikka ei ole. vot nii, aga okei, ma püüan edasi ja eks kui midagi on, siis raporteerin. olen nüüd mõnda aega selle suure landiga loopinud, aga vaikus. põhjaõnged on ka puutumata, nii et aga noh, üks tunnike veel olen. vahetan vist landi tagasi millegi teise vastu, seda suurt praegu küll siin keegi ei taha. see mängib muidu ilusti, aga tahab natuke kiiremat kerimist saada, muidu ta laperdama või ei hakka mängima. aga okei, mis ma tühja seda loopimist filmin. Lähen panen vist teise landi ja loobin jälle edasi-tagasi lõigu läbi. Võiks ju nagu täna 3 tulla. Olgu siis kas või alamõõdulised, aga noh, vähemalt täna on ikka kala nähtud. Okei, mina jätkan. No vot,
kahjuks ei olnud kaamera sees. Kalda ääres siin üks, ma arvan, et selle esimesega sarnases mõõdus haug ujus järgi ja võttis, aga ei võtnud ära. Aga ta sai kindlasti konksu ja vaevalt, et enam võtab. Et selle jaoks oli see lant liiga suur. Kuidagi hästi laisalt võttis ka, külje pealt ujus ringi. Aga ühesõnaga kala liigub nii, 3 kala on täna nähtud, 2 käega katsutud, nii et mõnes mõttes on päev kirjas. Oleks praegu siin see silikon olnud, millega 2 esimest tulid, siis oleks kindlasti otsa jäänud. Ei, see enam tagasi tule. Okei, püüame edasi. No nii, oli jälle üks korralik raks, aga otsa ei jäänud, ei saanudki aru, kuidas ta võttis. Aga mõnus võtta oli praegu. Päike hakkab vaikselt puude taha minema, nüüd on terve jõgi varjus. Näis, kas hakkab rohkem liikuma kala või hakka. Panin silikoni tagasi ja ei saanud ka aru, kas võttis või võtnud. Põhjakaid ei taha küll keegi igatahes, nii et ussi võtvat kala siin veel ei ole. Pool tunnikest vast olen ka veel ja aitab küll. Ja ma arvangi, et siis ei saa enne tulla kui päris mai lõpus või juuni alguses. Rohkem olen ikka suvel käia, nii et eriti puhkuse ajal. No nii, ma veel pool tunnikest loobin, siis lõpusõnad ja äkki tuleb veel vahepeal mingi võtt, siis näitan. No nii, hakkame tänaseks lõpetama. Põhiõnged on juba kokku pandud. Seljakott ka. Teeme veel viimased visked ja koduminek. Tulemuseks oli siis täna 2 salamõõdulist haugi, mida sai käega katsuda. Ja ühte nägin veel lanti võtmas, mis otsa ei jäänud. Ja siis oli üks selline kahtlane võtt veel, mis jääb küsimärgiga, et kas see oli võtt või oli, käis põhjas millegi vastu. Ja mis siis võib öelda, et jões ikkagi kala on. Esimesed olid väikesed, aga küll kuskil suured ka on ja hea teada, et vähemalt järelkasvu on. Mina üritan ikka vähemalt korra kuus kalal käia. See aasta ei olegi veel paika pannud, millal ma täpselt puhkama jään, kas juunis või juulis. Räägivad, et juuni tuleb külm, siis ei ole nagu mõtet puhata. Õnneks ma saan ise valida, millal ma puhkan, kui mingit suuremat projekti ei peaks tulema. Vot sellised lood siis, aga aitäh, et vaatasid. Kui raatsid, pane like ja subscribe. Kui kohe üldse ei meeldi, pane pöiel alla. Kah aus. Mina ikka üritan midagi üles panna, sellepärast et siin, kui nüüd talvel oli pikem paus, siis läks mitu tellijat ära kanalilt.
ja nii kui jälle tegutsema hakkasin, siis tulid uued peale. Aga noh, selleks, et tellijaid saada, peab ka mingit sisu tootma. Minul on selles suhtes see suht kesine kanal. Aga noh, eesmärk ei olegi suuri vaatajaid saada, vaid rohkem ise puhata ja näidata siis natukenegi seda, kas kala saab või mitte, sest see on minu meelest üks lahedamaid hobisid üldse, mis saab olla. Seega mine ise ka kalale, veel parem tee oma kanal ja näita, kuidas kala püüad ja saad. Tule ikka tagasi, näeme järgmine kord ja tšau!